Toyota on alates 1966. aastast oma suurimat edulugu ja leivanumbrit Corolla müünud üle 50 miljoni eksemplari ja nüüd on meie ees uuenduskuuri läbinud 12. põlvkond. Kas Corollal on endiselt kõik trumbid olemas, et meeldida kõigule maakera rahvastikule 8 miljardile inimesele, nagu ta on oma aastakümneid meeldinud? See selgub nüüd. Tere tulemast taas kord kaaselama naisluksuri proovisõidule. Seda põlvkonna Corollat esitleti 2018. aasta lõpul autonäitusel veel Aurise nime all, aga tootmisesse läks ta taas kord Corolla nime all, nii nagu peab. Uuenenud versioonil ütleb Toyota, et on veel parem uue põlvkonna hübriidajam, mis peaks olema veel efektiivsem ja säästlikum ja see kõlab küll natukene nii, et kruvisime sellel uuendatud Corolla akud tugevamini poldid neil kinni ja nüüd on ta ju veel säästlikum ja veel ökonoomsem, et suhteliselt ebamäärane mõiste tundub see olevat, aga tegelikult on tõepoolest muutunud hübriidakud ja mootor 40% jagu kergemaks ja ka võimsused on läinud suuremaks mõlemal mootoril. Tema disainis on lähtunud Toyota taas kord oma vanasõnast, et milleks parandada asja, mis ju töötab ja seega on uuendatud ainult, tal on uuemad LED esituled, mis näevad efektsemad välja, efektsem radiaatori võrra ja efektsemad udutuled. Tagaistujatel ei ole paraku hästi jalarumiga, seal on üsna kitsakas olla ja pole ka seal kuigi mugav ja rivaalidel on paraku omajagu rohkem ruumi. Interiööris on olemas nüüd 10,5 tolline multimeediasüsteem koos Android Auto, Apple CarPlay lahendustega, see on üsna hea graafikaga, pole see muidugi kõige parem ja ei näe see ka kuigi hea välja selle armatuuri sees, nagu oleks viimasel hetkel see ruttu sinna pandud, aga olemas on 12-toline näidikupaneel ja head materjalid ning väga palju juhtnuppe, sõidurežiimide valik. Tagasrumi mahtale 380 liitrit ja kui sul on tagavararatas, kerkib see tasapind seal natukene liialt üles. Tal on olemas pimeda nurga andurid ning ka selline ohutu tuvastab tära ka nüüd jalgratturid ja jalakäijad lausa. Mootori valikus tal endiselt 1,8 liitrine hübriidmootor, bensiinimootor, mis aga varasema 98 hobujõu asemel arendab täna 121 hobujõudu ja 2-liitrine vabalt hingav hübriidi bensiinimootor arendab varasema 152 hobujõu asemel 170 hobujõudu ja kütusekulud jäävad tal 4-6 liitri vahemikku. Ja nüüd võiks tunduda, et ega ei olegi muud kui minna poodi uut Corolla müügijärjekorda, siis tegelikult see lugu ja muinasjutt nii hästi ei lõppe. Tema hinnad algavad 28 000 eurost lõppevad 33 000 euro juures ja siis võib ju mõelda, et mis tingib sellise hinna, kas tõesti nad natukene efektsemad LED-tuled panevad hinnale 10 000 eurot juurde, oleks tõepoolest vaja olnud, saime eelmiste tuledega ka ju hakkama. Aga tegelikult on asi selles, et ta ei paku enam tavalist bensiinimootorit ega ka manuaalkäigukasti ja selle tõttu ongi tema hind roninud nii kõrgele, küll aga rivaalid nagu Hyundai i30 ja Kia Ceed ja annavad ennast kätte juba 18 000 euroga ja Ceed pakub ka diiselmootorit. Nii et küll mulle tõesti meeldib Corolla luukpära, ta näeb väga efektne välja, tal on uus ilus lilla värvitoon ja tõesti väga kihvt, aga natukene liiga kallis ja mina taipan ennast selliselt mõttelt, et kui juba jutt käib 30 000 eurost luukpärale kulutamisele, võiks otsida mõned tuhanded juurde, natukene raha juurde koguda ja osta endale juba Camry või RAV4 näiteks. Selline on nagu uuenenud Toyota Corolla, aga järgmisel nädalal naisluxuris vaatame üle juba tema universaalkerega versiooni Touring Sports ja saame näha, kas tema on rohkem kasutaja ja ostjasõbralik, kui on seda see natuke jönnakas luukpära. Kohtume juba nädala pärast, seniks liigelge turvaliselt.